suur hulk Eesti pikajooksulippe on kohal, aga on ikka puudu, eks ole, tingitud sellest, et on Eesti suvi olnud erakordselt rikas kõikvõimalike maantee ja muude külajooksude poolest, kuhu on umbes igale poole neid jooksjaid. Aga teiste hulgas on viska stardis Eesti tänavalt 10 000 jooksu meister ja 10 000 Eesti meistrivõistluste raames ära. Siis olid siin Kadriorust täna Euroopa mitmevõistluse superliiga võistlused esimese päeva õhtul ja muutsas see mees, kes praegu 5000 meetri jookseb pelli vedama saab. See on meil see Tallukat. Ja tema siis ka 10 000 Eesti meister ja see on liiga võimedama on siis tema sisse ja kolmandana ikka oli vedetud. Eesti meister 1500 meetri jooksus ja neljana selles jookseb Aus ja Priit Aus või Šadelko katsetab üle mõõtmisele, aga tulemus ilmselt ei ole suurem asi. Ning Priit Aus siis eilne meetri takistusjooksu Eesti meister ja kõik tituleeritud mehed on siis jooksus ette otsa. Viljar Võlina eelmise aasta Eesti meistrivõistluste pronks. Selline esineliksi sees otsas. Eesti kergejõustiku meistrivõistluste võitjate autasustamine. Naiste kettaheile 3. koht ja Eesti meistrivõistluste pronksmedal tulemusega 46 meetrit ja 74 sentimeetrit. Tallinna spordiselts Kalev esindaja Eha Rünne. Teine koht ja Eesti meistrivõistluste hõbemedal tulemusega 47 meetrit ja 17 sentimeetrit. Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindaja Kätlin Tõllasson. Võit Eesti meistrivõistluste kuldmedal ja Eesti meistritiitel tulemusega 49 meetrit ja 74 sentimeetrit. Nõmme kergejõustikuklubi esindaja Anu Teesaar. Eesti meistri treener Enn Roosi. Kuusi Viikman tõuseb kaugusüttes medalipositsioonile kolmandaks ja siin veel paremat sündmused leiavad kindlasti aset. See oli teine õnnestunud katse ja Viikmanil tänases seerias üldse ja järgnevad võistlejad siis nüüd koha peal tahab on liigutatud vähemuudestele, kes kohe hüppama läheb kolmandaks ja lautab teda siis 13 sentimeetrit. Kõrgusõppes aga on jõutud siis nii kaugele, et Lätile seatakse 1.73 ja võistlust alustab Elering Haas
ootama jäävad Grete Udras ja Anna Iljutšenko. Ja praegustest keskmisüvavõistlustes osalenud on jätkamas Ida-Tallinna Ilves. Praegustes paberitele jätkab 1.70 ja võistlus on läbi. Tulemusega 1.65 Mai Järvised, Reili ja Anna-Friida Ootsi. 5000 meetrit distants on kulmunud siis nõnda, et Viljar Vallimäe on asunud jookseb teine ettevõtse Sergei Tšerpannikov, kes esimesel tegi vidas usinasti, on teisel kohal Nikolai Vedehin kolmas ja praegu siis Brütaus neljas. Kahe sees siis tuleb üksinda Dmitri Aristov, Kripsi Kutt ja Sportlibi Mitšov. Siis on neil tükki vahetul siis ülejäänud jooksjad. Maagus ütles nüüd aga Terje Korissaar, kes pikatele võistluses kolmas ja nüüd tõrjutud viiendaks. Hüppama navakatset ja loomulikult jooksvad seisu näita siis ka tabloo praegu nende viimaste pikate taustal. Kui ka mehed kettaheitjad on tulnud nüüd juba sooja tegema ja palun kindlasti pilku peal hoida. Olümpiavõitja ja 7 kapitalistimeister. Ert Mante, siis teistes aastas on siin, lõpetas võistluse Londonis. Eemati osavõistlusel seda tunnetava kolmanda kohal 8 Eesti meister ennast kohal. Aga loomushüppe kombinatsioonsis seisab ees. Siin seda rivi võistlejate seas on vedamas 215. See on Aleksandr Kuzinets, kelle Eesti puhulist Kaja Sillane, siis oli Ivar Ivanov, Andrus Lein ja veel jooksmas selles rivis Aleksei Markov. Ja siis veel kuldavasti mahajääjaid, kes ilmselt saavad ka riigiga. Mart Mendel on see kõige tagumine mees. Aga esimene jooksusi praegu ei mõjuta ja selles osas on kõik okei. Triin Eermelid omakorda. Eelmise uure järel oli ta kolmas ja ta nüüd on ta siis tõrjutud 5. kohale. Tema viimane katse loomushüppes. Nelvashüppes aga uus kõrgusleping 4.70 ja võistlusel kätkesid 4.60 Morit Molvanes Raja ja Martin Sisas. Jätkamas siis praegu veel 6 meest ja alustanud ei ole 4, alustanud ei ole 3. Eesti meistrivõistlust arvestuses siis Maik Nurgas ja arvestust kaasa võistlejaks Tortito. Kolmanda koha tulemusele Viikmanni 5.86 centimeetri kaugusel Helen Viikmanni resultaadist praegu ja Eesti sentimeetrite mäng küülte närimis, ehkki küüs ei tohi närida ja 5.74 jääb Triin Eermele täna siis osaks võistluses 5. koht. See tähendab seda, et on Helen Viikmann endale medali võitnud juba Eesti meistrivõistlustelt ja hüpatajad, sest on Jaane Pintsaarel ja Gritša Veikol. Jaane Pintsaarel kelle sõis 99, isiklik rekord aga nii on 6.39. Võiti tuulega, lubatus tugeva tagatuulega on Viikmann hüppanud kaugemale. Siin annab 500 meetri jooksu esinelikut, kohe nimelikus Mart Mendelit, Savina spordiklubist ja seal võiks Pannikov sisenenud puudu vihaskamas. On me sõnnud nüüd siis võistluste ettevõtse Viljar Vallimäe, Nikolai Vedehin kolmas ja Brütaus neljas. Jääb nii, et Jaane Pintsaarele jääb Eesti meistrivõistlustel aastal 2013 osaks hõbemedal. Ivar Ivanov, Andrus Lein ja Aleksei Markov. Siit on pisut jäänud nüüd 238 numbri all jookseb Kristof Reinsalu maratoni mees. Viimane katse. Gritša Veikol. Tänane seiri on siis alanud 6.20, sekka on vaatanud 6.15 ja 2 läbijoostud katset sisuliselt ja mida need viimane katse toob. Moelmi teisel Gritša Veikol on Eesti meister. Kuus
49 ja Kristjanvik on nüüd kahekordne Eesti meister tänavustel Eesti meistrivõistlustel eilse tõttejooksu kulla ja odaviskele boksi juurde võtab ta siis täna nüüd nagu alushüppes esikoha ja kuldmedali ja sellega siis on teinud ühe üsna korraliku võimetekohase võimete proovi enne Moskvas toimuvaid maailmameistrivõistlusi, kuhu Priit sõidab siis A-normatiivi täituna ja läheb talle siis Eestis seltsiks Kamari Globe 7 võistlust Moskvasse tegema. Alushüppega on sellega ühelt poolt. Ja pealtvaatajad võistlusteks valmis mehed kettaheitjad. Neemo Kull, kergejõustikuklubi Järvala. Sven Killimägi, kergejõustikuklubi Tipp. Priidu Niit, Tartu spordiselts Kalev. Allan Sadul, kergejõustikuklubi Hiiker. Erik Luts, Rapla jooksuklubi. Ats Kiisa, Audentese spordiklubi. Karl Koha, Haapsalu kergejõustikuklubi. Aleksander Tammer, Audentese spordiklubi. Risto Kaleta, kergejõustikuselts Sakala. Valitsev Eesti meister Gert Kanter, Tallinna spordiselts Tartu. Martin Kutker, Audentese spordiklubi. Pärn Rauer, spordiklubi 944 ja Heigo Kambro, kergejõustikuklubi Tipp. Meistrivõistluste eesotsas olümpiamedalistide Gert Kanteri Aleksander Tammetiga on siis algamas. Eesti meistrid on selgitatud sel laval algusest peale ja kokku 95 korda ja Eesti meistriks on tulnud 25 meest vaid, nii et on ka see olnud küllaltki pikk hegemooniaga ala. Ja ka kõige enam Eesti meistrivõistluste kuulasid ja medaleid liitnud mees on täna stardis, see on Aleksander Tammert, kellel on 11 Eesti meistritiitlit, 7 hõbedat ja 2 pronksi. Gert Kanteril on vaid 8, aga mitte ühtegi muud medalit sinna juurde. Kalev Külm ja on samuti 11 korda Eesti meister ja Kaupo Metsur 10 korda Eesti meister. Eelmise aasta esikonniku moodustasid Gert Kanter, Aleksander Tammert, Märt Iisrael täna stardis ei ole, nagu teame siis Rooma tõttu. Eesti rekord numbrid 73-38, Eesti, see on ka maailma kõige ägedam 13 tulemus ja Eesti meistrivõistluste rekord 69-58. Ja nii ongi, et Gert Kanter ja Aleksander Tammert tänastest heitjatest on ainsad, siis Eesti meistrivõistluste mingit sorti medaleid ette näidata. Aga pronksmedali omanik saab olema siis esimene medali talle Eesti meistrivõistluste tänavast tervikuna üldse. Gert Kanteri võidab olemas eelmisel aastal 65-02. Tänavuse hooaja parim on Gert Kanteril 66 meetrit ja 97 sentimeetrit. Maailmameistrivõistlus A-normatiiv on muidugi kuhjaga täidetud, see on 66 meetrit täpselt ja B-normatiiv võib-olla siis teistele heitjatele eesmärgiks 64-0-0. Aga ühtes sünnib jooksus ja jooksus siis sünnib see, et on käimas nüüd oma konkurentsi Eesti meistrivõistlustel esikohale ja see on see väga kurvist praegusel hetkel käimas. Konkureerimas on Priit Aus ja on konkureerimas Sergei Tšerepalnikov, kes võib keda sellest sõltub, kas õige kolmekordse takistusjooksumeester Priit Aus ja õige jooksumeester Sergei Tšerepalnikov. Tundub Tšerepalnikovile selle jooksu rohkem ja tuleb siit pikama jooksus kas 10 tuuge Stalinast volikogu esindajana Sergei Tšerepalnikov ja Eesti meistrivõistlustel. Nii on Sergei Tšerepalnikov võitjana poliitsis ja Priit Aus hõbedal ja Nikolai Vedrefi eelmine 1500 meetri jooksu võitja. Pronksi Viljar Vallimäele jääb osaks 4. koht. Ja oma läbitakistus on siis tekitatud nüüd selle suure sablane jooksu peale.
hea sirgetega, sest Ullupäki kõlbab täna kenasti ka nõnda väevatud. Siin lõpetame Kiiemäe omaniku Petri Aristo. Spordiklubi Mitš on tema koduklubi. Võistlus temalegi läbi. Ja vahepeal vaatame siis nüüd naiste kõrgushüppes, kus Laitmäe töötanud kõrgusel 1,76. Greti Uras alustas õnnestunud katsega kõrgusel ja võttis esimesel katsel sellega Elerin Haas. Anna Jušenko alustab siis kõrgust seal 1,82 hüppamist. Eevas hüppas meestele 470 ja ületajad selle kõrgusel senimaani 1. See on Maicel Uibo ja nüüd juba 2, sest ka Ramo Vesk saab kõrgusest 473 katsel jagu. Hans-Christian Ausenberg läks esimesel katsel seda hüppama, ei õnnestunud ja nüüd on 2 katset seal kõrgusel vahele jätnud ja tõstnud siis järgmisele kõrgusele proovimaks. Siin on küsimus ilmselt kõrgele kohale jõudmises ja miks mitte kui Eesti läheb medali jõudmises. Eelmisel aastal saadi medali ju alla 5 meetrise tulemusega, kes see oli 4,90, millega Veikon Riis, Kaira Kukk jagasid lubemedali. Kõrgushüppes jõutud siis 1,79. Õigemini kohe jõutakse Ilvese kolmas katse kõrgusel 1,76 veel tulemas. Selle kõrgusel on esimesel katsel üle hüppanud juba Grete Uras ja Elerin Haas ja teisel katsel Linda Reier. Ja kui Lätti siis veel üks kord tõstetakse, 1,82 jõutakse, alustab ka Anna Jušenko. Memmi Ilvese võistlus on tänaseks läbi, tulemuseks 1 meeter ja 73 sentimeetrit. 1 meeter ja 73, jah.